Trump avalikustab Lähis-Idas pommuudise, teatades uuest relvarahust Iisraeli ja Hezbollah vahel, pärast seda, kui Iisrael sisenes Liibanoni, hävitades terrorirühmituse rajatisi ja surudes Iraani palju ebamugavamasse olukorda. Sellel teisipäeval, 2. juunil 2026 on tegemist otsese survega Teheranile, sest Hezbollah on alati olnud üks Iraani režiimi peamisi käepikendusi Iisraeli vastu. Israel tungis edasi Lõuna-Liibanoni, tabas sümboolseid piirkondi, avaldas survet rühmituse kasutatud positsioonidele ja sundis Trumpi sekkuma läbirääkimiste keskmesse, et ohjeldada eskalatsiooni ilma Iraanile eeliseid andmata. Mida Trump nägi? Miks Hezbollah kiirustas relvarahust rääkima? Kuidas Iraani poeg omaenda mängus lõksu jäi? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on selliseid videoid iga päev. Israel kehtestas blokaadi pärast seda, kui Hezbollah oli korraldanud rida rünnakuid Iisraeli põhjaosas. Iraani toetatud ja relvastatud rühmitus kasutas droone, rakette ja positsioone Lõuna-Liibanonis, et hoida Iisraeli surve all. Israeli vastus ei piirdunud ainult õhurünnakutega. Väed liikusid edasi Liibanoni territooriumile, jõudsid Bofori kindluseni Nabatie lähedal ja hakkasid tegutsema piirkonnas, millel on suur sõjaline ja sümboolne väärtus. Piirkond asus kõrgematel punktidel, kust avanes vaade osale Lõuna-Liibanonist ja Iisraeli põhjaaladele, kust rünnakuid oli korraldatud. Bofori hõivamine oli tähtis, sest Iisrael ei olnud seda kohta kontrollinud alates Lõuna-Liibanonist lahkumises 2000 aastal. See samm näitas, et Hezbollah on kaotanud positsiooni piirkonnas, mida ta on alati esitanud kui vastupanuala. Grupp ründab endiselt, põhjustab endiselt kahju, püüab endiselt jõudu näidata, kuid ei suuda enam takistada Iisraeli sisenemist. Kõrge positsiooni hõivamine ja maa muutmine turvatsooniks. Just siin muutub narratiiv. Pilt, mida üritati levitada oli, et Iisrael on nurka surutud. Tegelikkus on see, et Hezbollah suruti olukorda, kus nad pidid paluma relvarahu, et mitte rohkem territooriumi kaotada. Netanyahu andis käsu laiendada sõjalist manöövrit Hezbollah vastu, sest rühmitus jätkas rünnakuid isegi pärast varasemaid katseid vaherahuks. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kaitses seisukohta, et Bofor peaks jääma Iisraeli turvatsooni Lõuna-Liibanonis. See näitab, et operatsioon ei olnud ainult emotsionaalne vastus. See oli katse luua kaitsevöönd, tõrjuda Hezbollah piirist eemale ja vähendada rühmituse võimet rünnata Iisraeli kogukondi põhjas. Probleem Hezbollah jaoks seisneb selles, et sõjaloogika on nende enda vastu pöördunud. Aastaid esitles rühmitus end Liibanoni kilbina Iisraeli vastu. Nüüd paistab ta olevat otseseks põhjuseks Iisraeli edasitungile Liibanoni territooriumil. Kui Hezbollah saadab teele droone ja rakette, annab ta Iisraelile õigustuse operatsiooni laiendamiseks. Kui Iisrael edeneb, jääb Liibanoni valitsus haavatavaks, sest ta ei kontrolli oma territooriumil kõige paremini relvastatud rühmitust. Ja kui relvarahu jõuab arutelule, saab selgeks, et see, kes kriisi tekitas, ei suuda seda üksi lõpetada. Trump astus sellesse kriisi ilma, et oleks mänginud seda nõrka ja habrast rolli, mida vana diplomaatia tavaliselt mängis. Ta ei palunud Hezbollahit vabandust, ei käsitlenud seda relvarühmitust kui ohvrit ega asetanud Iisraeli samale tasemele Iraani toetatud terrorirühmitusega. Trump rääkis Netanyahuga, hoidis ära laiaulatuslikuma rünnaku Beirutile ja teatas, et vahendajate kaudu oli Hezbollah nõustunud lõpetama rünnakud Iisraeli vastu. Erinevus on lihtne. Ta lasi sõjalisel surveil tekitada Hezbollahis hirmu, kuid takistas sõjal muutumast plahvatuslikuks eskalatsiooniks, mis annaks Iraanile ettekäände läbirääkimistest loobumiseks. Trumpi sõnum oli läbimõeldud. Iisrael võis jätkata surve avaldamist Lõuna-Liibanoni, kuid Beirut ei muutuks sel hetkel kontrollimatu eskalatsiooni keskpunktiks. See säilitab Iisraeli eelise ja samal ajal surub Teherani nurka. Iraan tahtis kasutada Liibanoni väljapressimise vahendina. Trump muutis Liibanoni kohaks, kus poliitiline hind sisse nõutakse. Kui Hezbollah on tõesti Iraani käepikendus, siis hakkab Iraani režiim maksma poliitilist hinda iga rühmituse rünnaku eest. Kui Hezbollah nõustub relvarahuga, tunnistab ta, et surve töötas. Kui ei nõustu, jääb Iisraelil põhjus tugevamalt vastu lüüa. Relvarahu väljakuulutamine tuli pärast seda, kui Liibanoni parlamendiga seotud ametnikud teatasid Trumpi administratsioonile, et Hezbollah on valmis ulatuslikuks ja koheseks pausiks.
See Hezbollah ei sündinud Hezbollah võidu olukorras. See sündis pärast Iisraeli edasitungi, surve all Beirutile, uute rünnakute hirmu ja suurema sõja ohtu, mis hõlmaks Iraani. Iraani poeg ei palunud vestlust sellepärast, et tal oleks mugav olnud, vaid sellepärast, et piiramine hakkas pingestuma. Trump näitas, et suudab lubada survet Hezbollah'le, ilma et laseks Netanyahul anda Iraanile põhjust kogu piirkonda leekidesse paisata ilma täiusliku ettekäändeta. Kes võimust midagi jagab, teab, et see on läbirääkimine nuga laual. Hezbollah püüdis kaotusi kompenseerida droonidega, mida on raskem kinni püüda. Need seadmed, mõned neist juhitud süsteemidega, mis vähendavad haavatavust elektroonilise segamise suhtes, tekitasid Iisraelis muret. Sellegipoolest otsustas Iisrael vastata füüsilise territooriumi kontrollimisega. See muudab vaidluse kaalukust. Droon võib küll kahju teha, kuid ei suuda territooriumi hoida. Raketid hirmutavad kogukondi, kuid ei takista sõjaväel jõudma strateegilisse punkti. Sõda Lõuna-Liibanonis näitas täpselt seda erinevust. Bofori kindlus kannab endas ka ajaloolist mälu. 1980-ndatel Iisraeli kohaloleku ajal Liibanonis jäi see piirkond silma ägedate kokkupõrgete poolest. Nüüd, kui Iisrael seal taas lipu heiskas, soovis ta saata sõnumi nii sissepoole kui ka väljapoole. Hezbollah ei ole Lõuna-Liibanoni omanik. Sümboolil on tähtsus, sest sõda on samuti suhtlus. Kui Iraaniga seotud relvarühm kaotab sümboolse koha, kaotab ta ka osa narratiivist, mida kasutatakse värbamiseks, hirmutamiseks ja Liibanoni poliitika mõjutamiseks. Liibanoni valitsus jäi kokkupõrke keskele. Ühelt poolt nõuab Iisrael turvalisust ja tahab, et Hezbollah tõmbuks piirist eemale. Teiselt poolt tegutseb Hezbollah paralleelse jõuna ja tõukab Liibanoni sõtta, mille üle rahvas pole otsustanud. Just selles lõhes leidis Trump võimaluse. Ameerika vaherahu ettepanek ei päästa Hezbollah surve alt. See sunnib rühmitust avalikult kohustuma rünnakuid peatama. Samal ajal kui Iisrael hoiab positsioone lõunas ja nõuab jätkuvalt tagatisi, on Iraan mõistnud ohtu. Teheran ähvardas katkestada kontaktid Washingtoniga, kui Iisrael jätkab rünnakuid Liibanonis. See ähvardus paljastab Iraani sõltuvuse. Režiimi ähvardus ei käsitle Hezbollah kui Liibanoni küsimust. Nad käsitlevad seda kui omaenda osa. Kui Hezbollah saab lüüa, reageerib Iraan. Kui Hezbollah palub pausi, kaalub Iraan oma samme. Kui Trump hoiab Netanyahu tagasi, mõistab Teheran, et nad ei tegele etteaimatava presidendiga, kes oleks valmis diplomaatilisse lõksu langema. See samm aitab samuti selgitada, miks Trump kuulutas välja relvarahu pärast seda, kui oluline osa Hezbollah terroristruktuurist oli hävitatud. Paus ei tulnud enne survet, see tuli pärast seda. Kõigepealt Iisrael tungis edasi, ründas positsioone, hõivas strateegilise ala ja paljastas rühmituse haavatavuse. Seejärel andis Hezbollah märku valmisolekus peatuda. Seejärel astus Trump vahele, et muuta see taandumine avalikuks sõnumiks. See sündmuste järjekord muudab kõike. See polnud Hezbollah, kes tingimusi seadis. See oli Hezbollah, kes üritas päästa seda, mida veel päästa andis. Hezbollah üritas veel päästa, mida sai. Sisemiste rühmituste surve all, kes tahtsid veelgi suuremat pealetungi, pidi ta kuulama Trumpi. See näitab, kus tegelik otsustusõigus asub. Iisraelil on sõjaline jõud, kuid Ameerika Ühendriikidel on diplomaatiline, sõjaline ja poliitiline võti piirkonna korraldamiseks. Trump ei pea ilmuma karjudes, ta ilmub siis, kui otsustab rünnaku piiri, läbirääkimiste tooni ja hetke, mil tuleb kuulutada, et tulistamine peab lõppema. See kriis näitab ka suuremat probleemi Lähis-Idas. Iraani toetatud relvarühmitused tegutsevad riikidena riikide sees. Hezbollah teeb seda Liibanonis, Hutsid tegid seda Jeemenis, ähvardades Punase mere mereteid. Iraani-meelsed relvarühmitused tegid seda Iraagis ja Süürias Ameerika baaside ja piirkondlike liitlaste vastu. Loogika on alati sarnane. Teheran väldib otsest vastasseisu, kui saab kasutada relvastatud rühmitusi oma vaenlaste kurnamiseks. Iraani poeg jäi lõksu. Kas kaotada positsioone, kaotada narratiiv või leppida Washingtoni poolt kujundatud pausiga. Mina olen Milson Alves, Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.